Mari Pogineni Tänan sind. Ja kuna kogu see lugu läheb sama ringiga, siis ma lihtsalt räägin sellest nüüd natukene. Et põhimõtteliselt on siin kolm akordi, As-tuur, D-tuur ja S-tuur. Ja väga ilusti kõlab, et kui seda as-bassi hoida siin paigal mingi aja. Võib ka terve loo, aga hiljem võib ka vahetada. Ja nüüd ma mängin siia üles otsa lihtsalt as-tuuri, D-tuur as-bassiga, läheks tagasi sinna ja siis pärast tuleb S-tuur. Kuidas neid täpselt mängida, neid akordipöördeid, või ise natukene nuputada. Nüüd on nagu need puhtad akordid. Ja siia võib ka neid huvitavaid lisahelisid juurde panna, näiteks D-tuuri asemel, või mitte asemel, vaid kuna F on siin olemas nagu nii D-tuuri ost, et siis võib panna see S-noodi. See on nagu sellise kõla. Tegelikult see on ikkagi D-tuur as-bassiga, millel on lisatud S-noot. Et on nagu D-2. See on üks variant. Ja teine variant on veel selline, et hoopiski paneme siia selle mai 7 C-noodi juurde. Selle as-tuurile panime ka siin teise astme juurde. S-tuur, mis on as-bassiga sellised. Nüüd seda lugu tahate arendada, siis võib selle akordi mängida ka laias seades. Nüüd mängin siia as-tuur laias seades. Kas niimoodi või? See on võib-olla natuke keerulisem. Selline, vaadake ise, et mis kellelgi nagu mängitav on. S-tuur as-bassiga. Ja võib siis neid mängida ka õigete bassidega. Seal D-tuuri asemel võib põhimõtteliselt mängida ka bess-molli. Ja nüüd siin üleval mängisin siis selliseid ilusaid kõlinaid seal. Põhimõtteliselt S-noot on kogu aeg nagu siin see juhtiv ja siis siin keskel vaheldub siin as- ja bess-noot.